Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele. Tere lapsed! Taas algab saade Ninatark. Täna räägin sulle ilmast ja ilmastikunähtustest. Miks pole ilmaennustused tihti õiged? Oletame, et ilmaennustus on lubanud sinist taevast ja päikesepaistet, aga ühtäkki hakkab sadama. Tekib küsimus, kui usaldusväärsed ilmaennustused õieti on. Ilmaennustuste koostamiseks kasutavad meteoroloogid arvukaid mõõteriistu ja vaatlusandmeid. Üle maailma märgitakse kogu ööpäeva jooksul üles maal, õhus ja vees, laevadel, poidel ning satelliitidel olevate uurimisjaamade andmed. Temperatuuri, kiirguse, pilvkatte, kaja ja helilainete ulatuslike mõõtmistulemuste põhjal saab koostada suhteliselt täpseid ilmaprognoose. Siiski, täpsemalt saab ennustada pigem mõne regiooni kui üksiku koha ilma. Ilmateada on seda täpsem, mida väiksemat vaatlusrastrit kasutatakse. Ülemaailmselt on vaatlusvõrgustikus 2 võrguosa vaheline kaugus umbes 40 kilomeetrit, Euroopas 7 kilomeetrit. Kuna ilmamuutus võib ka väljaspool seda rastrit tekkida, pole ilma võimalik täiesti täpselt ennustada. Pealegi on ilm selline nähtus, mis sõltub erinevatest teguritest. Ka üksainus muutus keskkonnas võib kogu prognoosi segamini lüüa. Miks jääb välgu ja müristamise vahele ajavahemik? Välk ja müristamine tekivad alati ühel ajahetkel. Taevas välguna jälgitav võimas elektrilahendus tekib siis, kui äikesepilves olevad pingeerinevused liiga suureks lähevad. Taevas välguna jälgitav võimas elektrilahendus tekib siis, kui äikesepilves olevad pingeerinevused liiga suureks lähevad ja lahendust nõuavad. Pilves on jääosakesed ja veetilgad, mis olenevalt oma erinevast kaalust eri kõrgusel kontsentreeruvad. Kergemad jääkristallid kogunevad äikesepilves ülespoole, rasked vihmapiisad keskele ja alla. Pilve sees tekivad positiivsetest jääosakestest ja negatiivsetest veetilkadest vastupidised laengukeskmed. Kui erinevus muutub lõpuks liiga suureks, toimub elektrilahendus välgukanali kaudu. Välk pole mitte ainult kujutlematult kiire, vaid ka uskumatult kuum, 30 000 kraadi. Sellises kuumuses paisub õhk väga kiiresti ja tõmbub jälle kokku. Seejuures tekib mürin. Välku nähakse varem ainult seetõttu, et valgus liigub kiiremini kui heli. Mürin vajab kilomeetri läbimiseks 3,4 sekundit. Kui jagada mõõdetud sekundite arv 3-ga, saadakse ligikaudne äikese kaugus kilomeetrites. Miks kuivab pesuga pakasega? Siinmail riputavad vähesed inimesed oma pesu miinuskraadidega välja nöörile kuivama, vaid ikka pigem sooja vannituppa, kus pesu peaks levinud arusaama kohaselt palju kiiremini kuivama. Aga võib-olla on tegemist eksliku arusaamaga. Teatud tingimustel kuivab pesu väljas külma käes väiksema õhuniiskuse tõttu isegi kiiremini kui köetud korteris. Nimelt ei suuda veeauruga küllastunud siseruumi õhk lisaniiskust pesust enam vastu võtta, aga väljas kuivatades juhtub nagu ime. Seda nähtust nimetatakse sublimatsiooniks, mis tähendab, et vesi külmub ja siis kohe aurustub, vahepeal vedelaks muutumata. Selle põhjuseks on vee spetsiaalsed omadused. Temperatuuril üle külmumispunkti muutub jää rõhu ja temperatuuri muutumisel veeks ning siis veeauruks. Aga kui temperatuur on alla 0 kraadi, jääb vedelagregaatolek lihtsalt vahele. On vaid jää ja veeaur. Kui pesu on märjana õue riputatud, see külmub ja muutub laudkõvaks. Mõne aja pärast muutub aga jälle painduvaks, sest jää on haihtunud. Pesu on külm, aga kuiv. Ja sellega ongi tänane ja meie viimane Ninatark lõppenud. Mina, Grete, Priit, Kristi ja Laura soovivad teile palju uudishimu ja uusi teadmisi. Kohtumiseni! Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele.